Umbes aasta aega tagasi tegin ma meie saates ühe huvitava tooli, mis ei pandud kokku mitte naeltekruvidega, poltidega, vaid seoti tooli detailid kokku nööriga. Väga mugav tool istumiseks ja nüüd aasta aega hiljem otsustasin, et astume sammu edasi. Internetist leidsin pildi, kus selle tooli juurde kuulub ka selline jalapink. Joonised ei olnud, natukene nuputamist ja nüüd ma olen siis siin Puumarketis, et materjal välja valida ja minu õnneks on tegelikult täiesti sobiv profiil on olemas 28x45, kohe täpselt nii, nagu internetis soovitatud on. Ja nii nagu ikka jääb kaupluses käigu ja toimetamiste vahele see aeg, kus ma olen sisuliselt ühe proovitöö juba valmis teinud, sellepärast et ega selliste ise poolest saadik välja mõeldud tegemiste puhul ei ole kindel alati, kas nad esimesed korrad välja tulevad. Aga näete, see taburet on olemas, ta on nööridega koos, nii nagu ma rääkisin ja selleks, et saada aimu, kui pikad ja mis mõõtudega peavad meie detailid olema, võtame nüüd korraks koost lahti, seepärast häbi mulle joonist ei ole tehtud. Ja ma mõõdan asjad üles, režissöör saab nüüd pilti panna, see lühem küljetükk või põhitükk on 39 sentimeetrit pikk, pikem on meil 45 sentimeetrit pikk, mõlemal juhul on augud otsast 30 millimeetrit ja 300 millimeetrit, nii et väga selgelt meelde jäävad mõõdud. Sellel lühikesel vahetükil, mille pikkus on 23 sentimeetrit, on taas augud 30 ja 30. Üks jalg on siis 85 sentimeetrit pikk ja teine lühem jalg on 79,5 sentimeetrit pikk. Ja sellel on taas augud puuritud siis niimoodi, et otsale lähemal olev auk on 3 sentimeetrit otsast ja otsast kaugemal olev auk on 30 sentimeetrit otsast. Mõõdud jäävad väga hästi meelde. Ning kuidas siis see töö ja toimetus käib? Mul on üks lätt siin veel lahti lõikamata. Paneme ta pinki, võtame siit siis ühe mingi vahemõõdu. No näiteks selle välimõõdu, nüüd juhul siis 39 sentimeetrit ja nii. Ja loomulikult iga puitasi, mida te teete, see vajab ka pinnaviimistlust, sellepärast et värvimine ei ole mitte ainult ilu pärast, vaid ta kaitseb ka puitu. Ja ma võtsin seekord sellise praktiliselt puidu värvi läbipaistva materjali, taas kannab siis Flügeri kaubamärki ja vaatan, kuidas ta siia peale kandub. Nii nagu ikka näete, sisuliselt on ta nähtamatu. Kui me tõmbame nüüd kuskilt üle oksa koha, siis me näeme, et see oksa koht muutub meil natukene tuhmimaks, ta jääb siia alla, aga puidu tekstuur iseenesest on suurepäraselt näha. Ja kui te küsite nüüd, mis siin vahet siis on, et kui me teeme selle asja praktiliselt puiduvärvilise, et jätame ilma. Ei, puidukaitsevahendid, värvid on UV-kaitsega ja nad säilitavad selle puiduvärvi vähemalt üheks suveks väga hästi. Võib-olla mingi hooldusvärvimine sõltuvalt suvest tuleb järgmisel kevadel teha. Aga kui me jätame selle töö tegemata, siis on tulemuseks see, et puit tuhmub, läheb hallikaks, läheb koledaks. Kui me just seda loodushalli ise ei taha jätta ja ei taha tekitada. Nii et igal juhul korralik puidukaitsevahend või värv ja tehke see katmise töö ära. Nii ma panen selle siia alla. Purgi kinni, seepärast, et kogu värvimist me tegema ei hakka. Ja läheme järgmise sammu juurde, see on siis kokkupanemine, koostamine. Ja kõigepealt siis kinnitame need esimesed nöörid, mis hoiavad seda keskset osa koos.
tõmbame käega pingemale ja sõlm sisse. Proovime selle sõlme nii siia vastu ja lähedale suruda, kui vähegi saame. Ja nüüd vajutame selle kokku. Selle kokku vajutamisega läks meil siit ka kohe kõissidestus rohkem pingumale. Nii, ja ma päris kindlalt tean, et ta siia laua peale ei mahu. Ma olen 2 sammu kaugemale. Selliselt ja nii nagu öeldakse, meister peab esimesena istuma, et kindel olla, et töö on ikka vastu peab. Ta on mugav ja nagu ma ütlesin juba, ta on kooskõlas selle Kentucky tooliga, mida me mõni aeg tagasi tegime. Kui te selle ehitamist tahate näha, siis otsige TV3 Playst ta üles ja siis juba saate istuda tooli peal ja jalad selle jalapingi peale toetada. Mõnus sugune.